Minu nimi on Peeter Lepisk. Viimased 16 aastat olen alustanud oma päevi rituaaliga, mida rahvakeeles 5 tiibetlaseks kutsutakse. See harjutuste kompleks on justkui kaasaskantav isiklik kasvukeskkond, mis võimaldab tõhusatele füüsilistele harjutustele lisada elemente tööks iseenda kui tervikuga. Harjutustega alustamine ei nõua erilist painduvust ega jõudu. Rituaali saamisel igapäevaelu lahutamatuks osaks tasakaalustub sinu meeleseisund, paraneb tervis ja kasvab energiatase. Sellest seisundist edasi minnes on võimalik kujundada kogu kompleks vaimustavaks kohaloleku praktikaks ja reaalsusloome aparaadiks. Enne alustamist teadvusta endale sobival viisil oma keha. Seda võib teha mõne lihtsa soojendusharjutusega. Mulle meeldib keha pesemine maa ja taeva energiatega, mille õpetasid indiaanlased. 5 tiibetlase oluliseks osaks on energiapööriste aktiveerimine ja peenenergia pumpamine oma keha meelesüsteemi. See, mis kogunenud energiast edasi saab, sõltub sinu enda taotlusest ja üsna oluline on endale teadvustada, miks oled valinud 5 tiibetlast oma elu osaks üldises plaanis ja missugust tulemust ootad parajasti käsil olevat rituaalilt. Esimene harjutus. Algseis, käed külgedele suunatud, jalad õlgade laiusel, silmad lahti. Pöörled mõned ringid päripäeva sellise kiirusega, et tekiks tunne, et kohe-kohe võib pea ringi käima hakata. Samas ei peaks seda piiri mingil juhul ületama. Seisma jäädes püüa teadvustada tekkinud pöörise tunnet oma kehas. Teine harjutus. Lebad selili soojal alusel, käed puusade kõrval, peopesad vastu maad. Nina kaudu sügavalt sisse hingates, surud lõua vastu rindkeret, tõstad võimalikult sirged jalad üles. Puusad ei kerki põrandalt. Sügavalt välja hingates liigub algasendisse esmalt pea, seejärel jalad. Kahe liigutuse vahel hetk lõdvestumiseks. Harjutusi tehes tasub teadvustada, et teed seda eelkõige iseenda jaoks. Sellest lähtuvalt kujundad sobiliku treeningukeskkonna ja edasiliikumise pinge. Alusta iga harjutust 3 kordusest ning endale sobival päeval lisa igale harjutusele 2 kordust. Harjutuste seeriate vahel tõused püsti. Käed puusadel, selg sirge. Silmad võivad olla kinni, et paremini tunnetada kehas toimuvat. Paar sügavat hingetõmmet samas rütmis nagu harjutuste ajal. Kolmas harjutus. Põrandat puudutavad põlved ja varbaotsad. Käed puusaliigestel. Lõug vastu rinda. Sügavalt kopsu ülemisse osasse sisse hingates ajad pea kuklasse. Õlad tõusad üles. Venitad selgroogu ja surud tiivad taha. Välja hingates lõdvestud. Rituaali reeglite järgimine on küll tähtis, kuid see ei pea juba alustades täiuslik olema. Sama olulised on mõnus enesetunne ja veendumus, et harjutuste tegemisega kaasneb isiklik kasv. Ebamugavustunne annab märku sellest, et oled millegagi üle pingutanud. Kahe harjutuste seeria vahel teadvustad kehas toimuvat. Kui vahepeal mahti ei olnud, on nüüd sobiv hetk meenutada tänast taotlust. Neljas harjutus. Istud sirge seljaga, peopesad puusade juures, sõrmed ettepoole suunatud.
lõug surutud vastu rinda, sisse hingates liigub pea kuklasse, puusad tõusevad üles, kujundad oma kehaga midagi söögilaua taolist. Välja hingamisel surud lõua vastu rinda, liigud tagasi sirge seljaga istesse. Söögilaua asendis pingutad korraks kõiki lihaseid. Toimiv ja enesekohane taotlus on esitatud vaimustava lausena oleviku mina vormis. Näiteks tervenen ja noorenen. Mina elan külluses ja armastuses. Mina paranen kiiresti. Mina juhin oma elu. Vastutan oma elu eest. Hea on neid meenutada harjutuse ajal, aga kui siis ei õnnestu, siis nendel vahehetkedel, kus ma tunnetan oma keha. Viies harjutus. Toetud päkkadele ja peopesadele. Sisse hingates tõmbad lõua vastu rinda ja lükkad puusad üles. Välja hingamisel tagasi alla liikudes lased pea kuklasse vajuda. Nagu 3. harjutuse juures surud ka siin selga ja tiibu tahapoole ning peamine pinge ei ole mitte vöökohas, vaid rinnaku osas. Selg ja käed liiguvad ühte tasapinda, jalad püüa põlvedest sirged hoida ning kannad püüdlevad põrandat puudutama. Selles harjutuses pingutad nii ülemises kui alumises asendis hetkeks kõiki lihaseid. Parim rütm harjutuste tegemiseks on tavapärane hingamise rütm. Kui soovid, et algav päev oleks tavapärasest rahulikum, aeglusta harjutuste tempot. Kui päev tõotab tulla aktiivsem, reguleeri ka harjutuste tempo selliseks. Pühendudes rituaalile igal hommikul oled rakendanud tööle enesearengu baasseadme. Vaimustavate lisamoodulite ja äppide lisamisega saab sellest kujundada tahte valdamise instrumendi. Esimesed sammud saab teha iseseisvalt. Edasiminekuks on soovitav küsida individuaalset juhendust praktikult, kelle eluviis ja maailmavaade sulle sobivad tunduvad. Harjutuste järel lõdvestu, tunneta kehas toimuvat ja tunnista, et lubasid endale tõepoolest vaimustava veerandtunni.